kuulajatel, Kristjan Kümme taas kord siin ja täna räägime natukene mobiilimängudest ja eelkõige loosimängudest. Circle K'l on praegu käimas kraapimismäng suvel ja Alexelal on ka käimas nüüd keerutamise mäng ja põhirõhk on seekord jälle Alexelal, sest eelmise aasta loosimäng oli ausalt öeldes kahtlane. Terve mängu jooksul mina võitsin ühe korra kohvi 50% alla ja see oli terve mängu peale. See kestis, ma arvan, mingi 2 kuud või natukene peale. Mul on YouTube'is on selle kohta ka video. Iga keerutus on seal olemas iga päeva kohta ja reaalselt mitte midagi põhimõtteliselt ei võitnud, mis tundus kahtlane. Mul endal sai Alexelale kirjutatud väga põhjalikult ja me rääkisime sellest teemast Alexelaga tükk aega. Ma kirjutasin neile, et mis värk nagu on, et nagu inimesed nagu ei usalda, et igasugune nagu mingi jama toimub. Et reaalselt nagu väga vähesed võidavad millegi pärast. Ise samamoodi ei võitnud ja siis nad saatsid mulle lõpuks nagu lohutusena 3 kohvi voucherit, 3 sellist talongi ja siis nood jäid mul ka välja võtmata lõpuks. Kuigi oleks võinud võtta, aga jäid välja võtmata. Ja eelmine aasta ma nüüd juhuslikult meediakanaleid otsides leidsin näiteks Elu24-st Postimehest eelmise aasta kohta, et loosiratas Alexela suvemängus osalejad kahtlevad võiduvõimalustes. Tankla sõnul on huvi olnud oodatust suurem. Küsimus on nüüd, mis huvi, kas mängu huvi või see huvi selle vastu, et kas võidab või võida. Pigem selle vastu, et ei võida. Lugedes kommentaare oli ka näha, et nagu inimesed nagu ei võida. Mina jätsin ka päris omajagu kommentaare sinna alla küsimustega, et kas keegi nagu võitis ka midagi reaalselt. Mõned inimesed kirjutasid, et võitsid üksikutel kordadel, kes võitis mingi kohvi või midagi. Aga nagu neid suuri nagu auhindu nagu 100 eurot ja 20 eurot ja 10 eurot ja kohvipakid ja need topsid, see on küll Circle K oma, selle mina sain tasuta Jaani mängu ajal, küll mitte Circle K käest, aga ühel üritusel eelmine aasta jaanipäeval ja siiamaani kasutan seda. Aga jah, et Elu24 siis ka testis, 20-liikmeline meeskond oli neil. Testisid seda ja ka nemad ei võitnud midagi, mis on nagu eriti kahtlane, sest nagu 20 inimest mängib sama mängu iga päev ja nad ei võida. Et jah, ja Alexela väitis, et 23 000 auhind on välja loositud miljoni keerutuse kohta. Alexela esindaja väidab, et tehtud on üle miljoni keerutuse ja välja on loositud üle 23 000 auhinna. Miljoni keerutuse kohta 23 000 auhinda. See on siis võiduvõimalus, vaatame kohe, võtame kalkulaatori lahti. Meil on siin miljon keerutust, jagame 23 000-ga, et siis võiduvõimalus on kuskil 4%. Et see on ikka väga väike summa, kui mu matemaatika nüüd paika peab, umbes ja võib-olla küll kuskil 4. Et noh, see on ikka tegelikult häbiväärselt väike. Jah, 12 juuni kuni 19 september see mäng siis käis. Peaauhinnana loositakse välja Twini Sound, blablabla, aga jah, eelmine aasta väga vähesed võitsid. See aasta siis tuli see mäng uuesti, natukene teises versioonis. Loosiratas on nüüd selline, et seal ei ole auhindu näha, mis on, seal on lihtsalt auhinnad. Ja ka mina mängin see aasta seda uuesti ja mängin ka Circle K oma uuesti nagu ikka. Ja alguses Circle K omaga võitis, nädalas võitsin 2 korda, 3 korda kõige rohkem. Eelmine aasta võitsin iga nädal vähemalt 2-3 korda. Nüüd tänaseks päevaks, kui on 16 juuli, ei ole ma viimase pooleteise nädala jooksul vist mitte kordagi mitte midagi võitnud, mis on natukene imelik, aga võib-olla lihtsalt juhus. Alexelaga seevastu
on natuke teine lugu. Alexelaga ma olen võitnud iga nädal korra imekombel, seekord, et 7-14 keerutuse peale ühe korra ikka võidab. Kui täna võitsin kuuma joogi ja mis on nagu Alexelal ja Circle K'l erinevat, mis võiks ka Alexelal tegelikult olla, on see, et Circle K'l on võimalik sinu auhind edasi saata. Kui sul on keegi inimene kuskil ja sa ise auhinda ei taha ja tahad selle edasi saata, siis on see võimalus sul alati olemas. Et saadad lihtsalt auhinna edasi, tema saab välja võtta ja ongi kõik. Ja kõik väga hästi, auhind ei lähe raisku. Alexelal kahjuks sellist varianti ei ole. Tükk aega tagasi, siis kui ma alustasin, muidugi need auhinnad on ka sellised nadid, kui päris aus olla. Sest ma vaatan praegu seda, näiteks Alexela seda ja inimesed tegelikult kirjutavad põhimõtteliselt Alexela postituse alla, et Circle K on parem. Mis nagu, ma ei tea, kas Alexela nagu, nad on nii pohhoistid või neid ei huvitagi lihtsalt. Aga jah, võidud on kehvakesed. Tegelikult ikka, ega nad suurt midagi väärt ei ole. Näiteks kuumjook, täna võitsin ka. Kuumjook oma topsiga, saate aru, ma pean võtma oma topsi kaasa, et saada 25% alla. Kui ma lähen Circle K'sse ja võtan oma topsi kaasa, siis ma saan mingi 1 või 2 eurot alla, umbes kuni 50% peaaegu. Isegi siis, kui ma ei ole mitte midagi võitnud, et ma lähen oma topsiga ja saan kindla ale, mis on rohkem kui 25%. Alexelas pean ma võtma oma topsi kaasa, et saada see 25%. Et kumb siis mul kasulikum on, kas minna Circle'isse või Alexelasse. Kui ma pean oma topsi nagunii kaasa võtma, siis ilmselgelt on kvaliteetsem ja mõistlikum minna Circle K'sse. Minu jaoks asub ta siin suht lähedal, Alexela asub kaugemal, nii et minu jaoks nagu igati parem diil on minna nagu Circle'isse. Aga jah, Alexela, ja mis on nagu kõige nõmedam, on see, et see on ainult 25% saad alla. Ehk siis veerandi hinnast, mis nagu ei kutsu ausalt öelda paljusid inimesi. Nendel võib-olla see sõit siin Alexela tanklasse läheb rohkem maksma, kui see auhind ise väärt on, ehk siis need auhinnad jäävad välja võtmata. Mina olen põhimõtteliselt, ma ei ole ühtegi auhinda välja võtnud. Ma olen hot dogi saanud -25, ma olen kuuma joogi saanud oma topsiga -25 ja kõige hullem, mis on, ma võitsin Täkupoisi pannkoogid käsitööjäätisega -50%. Tundub üli hea diil ju. Suur auhind. Mul on jäänud veel 16 päeva, et aega seda välja võtta. Aga sellel on üks väga halb ja väga suur probleem. Võrus ei ole seda. Ehk siis põhimõtteliselt selleks, et ma saaksin selle auhinna välja võtta, ma pean sõitma Pärnusse. Kui ma tasuta Pärnusse ei saa, siis ei ole ausalt öelda mul mõtet seda võitu isegi välja võtta, kuigi seda loositakse ainult 200 tükki välja. Mina seda välja võtta ei saa. Ja kuna see kehtib veel 16 päeva, siis tõenäoliselt minu võit jääbki. Ja nüüd ta jääb välja võtmata, ta läheb uuesti loosirattasse ja lõpuks jääb see üldse välja loosimata. Ehk siis kokkuvõttes seda auhinda välja ei loositagi üldse. Ma arvan, et seda juhtub paljude inimestega, kes saavad selle sama auhinna, kes ei ela Pärnus, kes ei satu sinna eriti tihti ja reaalselt peavadki võib-olla teisest linnast spetsiaalselt sinna sõitma. Ma arvan, et sellest 200-st, mis nad siin välja loosivad, jääb ilmselt 100 välja võtmata lõppkokkuvõttes üldse, sest kahjuks see Täkupoiss on ainult ühes kohas. Nii et jah, me küll sõidame, me lähme nüüd, varsti lähme küll reisile, aga kahjuks me lähme nii vara hommikul, et Täkupoiss on kinni ja Pärnust me seda auhinda välja võtta ikkagi ei saa. Kuigi ma sõidan sealt mööda, aga ta tehakse alles 10:30 lahti, nii et minu graafikusse see nagu absoluutselt ei sobi ja spetsiaalselt sinna sõitma ma ei hakka, sellepärast et ilmselgelt mu kütusekulu ja ajakulu on nii suur ja see pannkookide võit on nii väike, et see ei kata mu sõidukulu ära. Oleks see 100%, siis ma isegi ei tea, kas siis kui 100% oleks, kas oleks siis mõttekas minna, sest tegelikult see sõit on päris pikk ja nagu ajakulu ja kõik muu kulu. Isegi siis ei tasuks ära. Ja ammugi nendel, kes elavad kuskil võib-olla Tallinnas või siis Tartus, kuskil seal Narva kandis, ka nemad ei läheks ilmselt sellele järgi. Nii et kui palju neid välja loosimata jääb, me ei tea.
ja ma ei tea, kas seal Täkupoisis on veel neid auhindu, mis saab odavamalt, võib-olla on, võib-olla ei ole. Aga jah, siin on suhteliselt nagu, kui ma vaatan neid auhindu, Circle Case põhimõtteliselt iga auhind on kas -50 või tasuta. Et enamus, mis me siiamaani oleme saanud, on olnud 50%, paar asja on olnud ka tasuta. Aga Alexelas burger -25, burger -25, 700 tükki ainult. Saad aru, 700 inimest saab 25% soodsamalt. Väekas burger -25, ma üldse ei näe, hot dog -50, ühesõnaga ühtegi burgerit -50 ei saa. Nagu, kas see tasub nüüd sinna tanklasse sõitu ära või ei, see on selline kahe otsaga asi. Wrapid, tortillad, hot dogid, osa ligi 7000 on -50, hot dog on -25, 15 000. Aga näiteks kui ma loen siin hot dogi auhinda, Aleksander kirjutab uskumatud auhinnad, kas nalja teete, häbi, -25% hot dogilt saab alla. Kui ma peaksin spetsiaalselt sõitma, siis mu kütusekulu oleks ilmselt suurem kui see 25% võit. Ehk siis kokkuvõttes mul ei tasu sellele järgi minna. Topelt hot dog ehk siis põhimõtteliselt kaheraudne -25, free kartulid -50, ainult 750 tükki. Free kartulid -50 ja -25. Juustupallid -25 ja -50, 200 tükki. Kanapallid -50, 200 tükki. Alexela vesi, vee pärast ma saan küll ta 50% soodsamalt, aga ma pean nagu jah, minema. Alexela vesi tasuta, noh okei, kui ma tööle lähen, siis jääb Alexela küll poole tee peal on ju. Neid on 9000 tükki, et põhimõtteliselt kui ma võidan, siis ma põhimõtteliselt võiks välja võtta. 10 senti saan pärast nagu võitu, kui ma pudeli tagasi viin, aga ikkagi kuum jook oma topsiga. Ja nüüd tulebki see, et oma topsiga, et sa pead oma topsi kaasa võtma selleks, et saada -25 või -50. Ja oma topsiga tasuta on 6000 tükki, nii et noh, need kogused tunduvad küll nagu mega palju auhindu, aga tegelikult paljud jäävad välja võtmata, sest inimesed lihtsalt ei vaevugi nendele järgi minemast ja paljud jäävad välja võtmata. Ja no sellest loogikast ma ei saa aru, et nagu miks peab oma topsiga minema siis. Circle Case, kui sa võidad -50, vahet pole, kas sul on oma tops või võtad topsi sealt, ikka -50. Kui saad tasuta, on kas oma topsiga tasuta või siis sealt võetud topsiga ikka on tasuta. Jääkohvi -25% ainult, pooleliitrine koka -50. Siin on mõned joogid on -50, šokolaadibatoon on -50, vahvlibatoon 55 grammi on -50 ja vaatame, siin allpool on nüüd jäätisväike tomm -50, noh kogused on selles suhtes väiksed. Vitamin Well Reload plokk, 12 tükki plokis, 30 tükki tasuta auhindu, et noh, see oleks nagu okei auhind, aga ma tahan näha, kes need ka reaalsed võitjad on. Ja nüüd tulevadki need auhinnad, mida ilmselt pooled ei saa välja võtta. Täkupoisi burger -50, 150 tükki. Noh, kui palju nendest nüüd välja nagu võtmata jääb reaalselt, ma arvan, et pooled, põhimõtteliselt ainult pärnakad, siis põhimõtteliselt võtavad neid auhindu välja. Täkupoisi pannkoogi käsitööjäätisega -50 ehk siis need, mis mina sain. Neid on 200 tükki ja samad jäätise kokteil ploomimahlaga, aga äkki ma tahan teist mahla. Miks ma ei saa mahla valida, miks ta peab ploomimahlu olema just? Et neid on 200 tükki, ka 50%. Haugi kotletid -50%, 150 tükki. Kanašnitslit 200 tükki, -50. Limonaad 300 tükki. Ja Coop Pank rahatasku tasuta 100 tükki. Ehk siis noh, kõik need, mis on nüüd Täkupoisis, need jäävad ilmselt paljudel võtmata, sest väga palju inimesi elab Tallinnas, Tartus,
et kas nemad nüüd Pärnu vahel sõidavad, kes sõidavad, ilmselt võtavad oma auhinna küll välja, aga need, kes ei sõida ja elavad kuskil kaugemal ja kes peaksid justkui nagu spetsiaalselt järgi sõitma, nendel jääbki see auhind välja võtmata ja kuna see ooteaeg on siin 30 päeva, kui sa saad selle välja võtta, et põhimõtteliselt enne saab see loosimine läbi, võib-olla mõnel, kui ta selle auhinna jõuab välja võtta üldse ja lõpptulemus ongi see, et osad auhinnad jäävadki välja loosimata. Et kas see nüüd on õige või ei ole, ma ei tea, miks ei ole nagu kõik auhinnad sellised, mida saaks nagu ikkagi nagu kuskilt nagu kohalikust tanklast välja võtta, et miks peab olema niimoodi, et peab osade võitude jaoks sõitma kuhugi kaugele. Enamus sinna ei saagi võib-olla, et nagu minu auhind ilmselgelt jääb välja võtmata. Ja kõige hullem on see, et ma mõtlesin, et okei, et kui mina ei saa, on ju, et siis oleks ju variant, et ma saadan selle auhinna, panen Facebooki postitus, et kes ees see mees on ju, ja panen mingi challenge'i või midagi, on ju, et mingi küsimuse, kes saab esimesena õige vastuse, see saab auhinna endale ja saab selle siis nagu ära kasutada. Aga probleem on see, et ma ei saa seda auhinda edasi saata. Et seda võimalust ei ole. Et nagu ma isegi ei tea, kas ma saaks nagu QR-koodi kasutades seda edasi saata. Et põhimõtteliselt, kui keegi tahab, siis kui te suudate selle QR-koodi kuidagi nüüd siit nagu välja võtta ja seda oskate kuidagi kasutada, siis palun väga minge ja võtke see auhind välja, kes esimesena jõuab, saab võib-olla ei saa, sest äkki see on kuidagi isikustatud ja ma pean mingi isikukoodi andma veel või midagi, ma ei tea mida. Sest ühe korra, kui ma käisin auhinda välja võtma, siis nad küsisid mul isikukoodi ja ma ei tea mida. Ehk siis, kui keegi juhuslikult saab, ma ei tea, Pärnust vaatab või kuskilt läheb Pärnusse, et kui te teete screenshoti ja võib-olla proovite seda QR-koodi kasutada ja äkki saate miinus 50% alla. Ja kui keegi seda kasutaks ja küsitakse isikukoodi, siis ma ei tea, saatke mulle Facebooki või kuhugi sõnum, et te saate seda kasutada. Võib-olla ma pean äkki isikukoodi saatma, võib-olla ei pea. Äkki piisab ka nimest. Et ma ei tea, võite proovida, äkki saate kasutada, võib-olla ei saa, sest igatahes nagu edasi ma saata ei saa seda. Nagu siin ei ole seda varianti ei ole. Siin on küll see, et kupongi kasutamiseks tuleb mugavuspoe kassas skanneerida kupong, QR-kood või kütuse ja laadimise puhul aktiveerida kupong teenuse eest tasumisel Alexela appis üks kupong rakendub ja kehtib ühele määratud tootele. Põhimõtteliselt, kui te võtate selle QR-koodi siit ja skannite selle nüüd siis seal täkupoisis sisse, siis te potentsiaalselt saate võib-olla selle -50. Saate selle vähemalt ära kasutada, sest mina ei saa. Ja see on nagu ekstra nõme. Lisaks see, et kui palju inimesi selle loosis nüüd ka reaalselt võidavad, see on ka teine asi. Paljud inimesed kirjutavad, et kui keerutad, näitab võitu, aga samas võitu tegelikult ei anna. Siis varem saadud võidud kaovad imekombel jäljetult. Jah, seda olen ka mina näinud, et ta ei näita mulle neid võite, mis on jäänud välja võtmata. Ta näitab mulle ainult neid kahte, mis on aktiivsed. Et need 2 on, aga ta ei näita neid eelmisi. Et sellest on ka natuke kahju. Võite on olnud rohkem, aga kõik võidud on olnud nii väiksed, et neid ei ole mõtet mul lihtsalt välja võtta. Mul ei ole mõtet 25% sooduka pärast minna poodi spetsiaalselt järgi sellele, et pigem säästa raha. Et kõik need 25% soodukad on suht mõttetud kõik. Siin on keegi kirjutab, et sama teema nagu eelmine mäng, proovisin seda uut uhket mängu nagu ikka, jääks nagu võidu peale, siis kohe teeb ühe sammu edasi ja tutkit asja, tule homme jälle. Alexela on tõesti muidu tore firma, aga kes teil neil seal kampaaniaid korraldab?
mitu korda olnud millegi pärast selline pilt, et tekst tuleb ette, proovi hiljem uuesti, seekord ei näkanud uusi keerutusi, saad iga päev oskab ehk Alexela kommenteerida, siin on näidatud, et võidu peal on seisma jäänud. Et jah, aga üldiselt nagu, kui nüüd vaadata, siis tegelikult Circle K ka kuidagi nende võitude arv kuidagi kahaneb millegi pärast, et ei tule neid võite enam nii palju. Kuigi võidud on jah paremad kui Alexelal siiski, et kui ikkagi 50% ei ole nagu alla, siis ei ole põhimõtteliselt mõtet minna. Kas see on nüüd skämm või ei ole, ilmselt väga ei ole, sest nüüd reaalselt inimesed ka võidavad midagi võrreldes eelmise aastaga. Jah, eelmise aasta mängust ei hakka üldse rääkima, oli ka normaalne skämm, kus keegi võitnudki mitte midagi sisuliselt. Mõned üksikud ilmselt võitsid, aga enamus jah, ei saanud mitte midagi. Nii et meil läks kõigil hästi, tegime reklaami ja kasutasime usinasti nende äppi, aga mitte midagi ei saanud. Nii et jah, ma ei tea, mis on teie arvamus, kas te arvate, et need auhinnad on nagu mõistlikud, et nagu 25% saad alla ja nagu väga palju nagu -50-ga ja tasuta väga ei saagi midagi. Või siis, ma ei tea, mis te arvate, et kumb on parem, kas on Alexela parem või Circle K mäng parem, sest põhimõttelt on nad sarnased, üks on küll kraapimine, teine on keerutamine. Kraapides sa justkui näed, mis sa võidad, keerutades sa lihtsalt näitab, et on võit, aga siis sa saad pärast teada, mis võit on. Et ja võite kirjutada alla ka, mis te arvate eelmise mängus, Alexela mängust, sest eelmine aasta oli jah selline omamoodi kummaline mäng, kus nagu millegi pärast mitte keegi ei võitud, siis kui ilmselt pahameel inimestel suureks läks, siis lisati neid keerutusi, üks vist juurde, sai 3 korda päevas keerutada, aga ka siis ei muutunud mitte midagi, nii et ja vist võiduvõimalusi ka suurendati, et võite pidi rohkem olema, aga kas neid võite ka rohkem oli, see jääb nüüd selgusetuks, sest ei ole meil nagu 100% infot, et teada saada, kas see oli võit või ei olnud. Et jah, siin on, kuskil oli Alexela reklaam, ilmselt TikTokis nägin teda, kus oli niimoodi, et võida kas või 2 korda päevas. Kuidas saab 2 korda päevas võita? Ma ei ole veel näinud ühte inimest, kes on päeva jooksul 2 korda keerutanud ja 2 korda võitnud ka. Et kui see inimene on, siis palun kirjuta mulle siia alla, et mina võitsin reaalselt nagu. Ma arvan, et siin ei ole mitte kedagi, kes võidab nagu 2 keerutusega. Sama nagu Circle K-ga, kus nagu ilmselgelt 2 kraapimisega keegi ei võida 2 korda. Et nagu erinevatel päevadel kindlasti võib-olla võidab, aga nagu 1 päeva jooksul 2 korda ikka ei võida. Ja Alexelaga kindlasti mitte. Nii et jah. Muinasjutulised auhinnad, nagu kõik teavad, on muinasjutud väljamõeldised. Reklaamiga olete küll naelapea pihta pannud. Seekord vähemalt on võimalik isegi võita midagi. Ja võidud on tulnud, aga jah, mõni võit on nii kaugel, et sinna võidule järgi sõitmine ja minek on nagu täiesti pointless võit. Ja ma isegi ei tea, kuna see mäng nüüd läbi saab. Siin ei ole, mäng kestab selle kuu lõpuni. 3 kampaania kestab 31.07.25. Muidugi jah, Täkupoisi see auhind on võimalik võtta välja ka hiljem kuu aega. Et põhimõtteliselt augusti lõpuni on võimalik neid auhindu välja võtta. Mul näitab, et on 10 päeva, täna on 16, ehk siis 10 päeva pärast on 26. Ja 26. või 27. ta läheb siis uuesti rattasse ja kas siis keegi uuesti selle võidu välja võtab, välja keerutab. Me ei tea, et kui keegi seda välja ei keeruta, siis oma -50% auhind jäi välja võtmata ja Alexela teeb endale jälle kasumit. Mitte, et neil seda kasumit vähe oleks, ühelgi tanklal pole kasumit vähe, kasumit tuleb nii, et vähe ei ole. Aga jah, see on küll nõme, et nagu oma tassiga pead järgi minema, nagu okei, ma lähen siis Alexelasse Circle K topsiga järgi, sellepärast et vahet pole, mis tops on, oma tops on oma tops. Nii et jah, muidugi siin äpis näitab, et on Alexela tops, aga nagu ma ei hakka spetsiaalselt ju nende topsi ostma. Või siis nagu Circle K-s on, et ma saan nende juurest topsi võtta, et ma ei pea ju uut ostma. Või tähendab, ma ei pea nende topsi ostma selle jaoks,
et nagu siis oma topsiga saada -25, sest siis on nagu täiesti mõttetu ju. Et jah, aga tänan kõikidele vaatamast, likeige, kommenteerige, subscribe'ige ja kohtume juba lähipäevil uuesti, kui me läheme siis reisile. Reisiblogi tuleb peale reisi ilmselt. Reisi ajal ma ei jõua seda üles panna. Aga jah, esimene reisiblogi video tuleb järgmine reede, mis on meil siis nüüd 25. Jep. Et 25. siis saate esimest reisiblogi videot näha. Ma ei tea, kui palju seal nüüd infot on ja kui palju reisist nagu juttu on, aga reisist tulevad timelapsid ja asjad ja mingid blogivideod ikka tulevad. Nii et jah, ja TikTokis ka kindlasti võib-olla teeme laivi mingil hetkel ja kindlasti tuleb ka mingeid selliseid lühikesi videoid ka, et mida me reisil teeme ja kus me oleme. Nii et veel kord tänan vaatamast ja kohtumisel.